Vennad, las ma räägin teile midagi, mis minuga juhtus. Nimelt, üks lesknaine otsis mind üles ja hakkas rääkima, kuidas tema elu koos endise abikaasaga oli. Ta kannatas väga palju tead ja ta küsis mult järgmist. Pastor, kuidas selle abieluga taevas siis on? Sest kui ma pean selle mehega seal edasi abielus olema, pastor, jumala eest, ma ei taha mitte mingil juhul taevasse minna. Ja siis ma jäin selle küsimuse peale mõtlema, eks muidugi ma vastasin talle vastavalt piiblile, mitte sellele, mida mina arvan. Aga siis tulid mulle pähe ka teised küsimused, mida ma tahan selgitada. Kõik siin sinu jaoks. Täna, selles videos, sa jääd hämmastuma, kui näed, kui ajakohane on piibel, Jumala sõna, ja kui palju tal on vastuseid kõigele, mida me küsime. Päev. Muide, 2000 aastat tagasi esitati Jeesusele see sama küsimus ja Jeesus andis sellele muljetavaldava, üllatava vastuse. Selle selgitan ma siin ka ära. Nüüd kujuta ette teist olukorda siin. Kujuta ette, et üks naine kohtus Jumalamehega, mees, kes tõesti käis issanda teedel, mees, kes elas Jumala sõna järgi ja äkki kahjuks jäi ta haigeks ja suri. Siis see naine kannatas palju, sest ta oli temaga kaua õnnelikult elanud. Kuid valu hakkas vähenema, ta mõistis, et kõik on Jumala kontrolli all. Ja ta otsustas oma südame uuesti kellelegi avada. Ta leidis uue armastuse, samuti jumalakartliku mehe, koguduse mehe, kes otsis issandat, kuid ka tema suri. Ja siis, kui see naine siit ilmast lahkub, kujuta ette, kuidas ta sinna jõudes nende kahe mehega kokku saab. Kuidas see kohtumine küll välja näeb? Kuidas nende omavaheline läbisaamine olema saab? Kas tuleb armukadedust? Kas tekib see ebamugav õhkkond? Tead küll, kas ta jääb esimesega või teisega abiellusse või ei jää kummagagi? Näed, nii palju küsimusi, ma selgitan sulle siin nii lihtsalt kui võimalik, kõige arusaadavamal moel, et sa lahkuksid siit täna selle küsimusega selgusele jõudnuna. Amen. Kui sulle meeldivad sellised teemad, kui sulle meeldib piiblit õppida võimalikult lihtsal viisil ja kui sa tahad vaimselt kasvada ning saada palveid, mida ma siin iga päev teen, siis telli mu kanaleks. Hakkame siis pihta. Vennad, ma tean, et see on küsimus, mis on sul juba mõttes olnud, aga sul ei olnud julgust küsida või polnud kedagi, kes sellele küsimusele vastaks. Just, ma tahan alustada sellest küsimusest, mis mõnel inimesel Jeesuse ajal tekkis. Lase mul kõigepealt selgitada, kes selle küsimuse esitas ja siis sa saad aru, kuhu nad tahtsid jõuda. Sel ajal oli olemas väga tugev religioosne ja poliitiline rühm, mida nimetati saduseid. Jäta see nimi meelde. Ja nemad moodustasid Jeruusalemma juhtkonna. Nad olid mehed, kellel oli palju rikkust ja palju materiaalseid varasid. Ja neil oli ka ühiskonnas palju mõjuvõimu. Aga neil oli üks kindel mõtteviis. Nad ei uskunud, et surnud üles tõusevad. Ja nad ei uskunud ka inglitesse ega vaimsesse maailma. Nii et kuna nad arvasid, et meie elu piirdub ainult selle maaga, ja et pärast surma pole mingit elu, sadujopardid valmistasid Jeesusele lõksu, et proovida teda tabada ja näidata, et tal pole pühakirjade tundmist. Nii et nad läksid piibli juurde, võtsid ühe lõigu, mis on seal 5. Moosese raamatus, 25. peatükis, salmid 6-10, kus öeldakse, et kui mees sureb ilma lasteta, tema vend pidi abielluma lesega lihtsalt selleks, et sugukõsa jätkuks ja perekonda kaitsta. Ja siis esitasid nad Jeesusele küsimuse. Nad ütlesid nii, kujutage ette, et 7 venda abiellusid sama naisega üksteise järel ja kõik surid ilma lapsi saamata ja lõpuks suri ka see naine. Ja nad küsisid nii, Jeesus ülestõusmise ajal, kelle seast neist 7 mehest? Kelle naine ta siis on, kuna kõik olid temaga abielus? Nad arvasid, et on Jumala poja nurka surunud tead, sest kui Jeesus oleks öelnud, et ta on abielus esimese mehega, siis oleks see teiste suhtes ebaõiglane, eks. Ja kui ta oleks öelnud, et ta on abielus viimase mehega, siis võtaks ta õiguse esimestelt. Ja kui ta oleks valinud kõik mehed, siis Jeesus oleks justkui patuga nõustunud, sest ta oleks abiellus 7 mehega. Nad arvasid, et Jeesus langeb selle lõksu. Aga vaata, mis vastused andis. Ma loen sulle. Matteuse 22. peatükk, salmid 29 ja 30 on kirjutatud nii. Jeesus vastas, te eksite, sest te ei tunne pühakirju ega Jumala väge. Sest ülestõusmises ei võeta naist ega anta mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Vaadake seda, vennad, kui huvitav. See Jeesuse vastus oli väga valgustav ja see nurjas selle lõksu, mille nad talle seadsid.
sest Jeesus näitas, et neil oli kahes asjas eksimus. Esiteks sellepärast, et nad ei tundnud tegelikult piiblit ja teiseks, sest nad püüdsid piirata Jumala väge, kasutades selle elu loogikat. Muide vennad, ma usun, et paljudel inimestel on taeva kohta vale ettekujutus, sest nad kujutavad taevast ette kui meie maaelu jätku, kus ainus asi, mida seal ei ole, on haigused, surma ega kannatusi. Aga vennad, ma tahan ühe asja väga selgeks teha. Taevas ei ole maa koopia. Igavik toimib palju kõrgemate vaimsete seaduste järgi. Näiteks, mis on abielu? See on liit, mille Jumal on õnnistanud. Aga see on loodud ainult selleks maiseks eluks ja sellel on kindel aeg lõppeda, mis on hetk, mil inimene sureb, eks? Ja apostel Paulus selgitas seda hiljem roomlastele saadetud kirjas väga lihtsalt, et meie südames ei jääks mingit kahtlust selle kohta, kuidas abielusida lihtsalt lõpeb meie elu lõpus. Ma loen sulle ette, pane hästi tähele. Roomlastele 7. peatükk, salmid 2-3. Ta ütles nii. Kui naine abiellub, seob seadus teda mehega seni, kuni mees on elus. Kui mees aga sureb, on naine abielu seadusest vaba. Seega, kui ta abiellub teise mehega, kui tema mees on veel elus, nimetatakse teda abielu rikkujaks. Aga kui mees sureb, on ta sellest seadusest vaba ja kui ta uuesti abiellub, ei loeta teda abielu rikkujaks. Vaadake seda vennad. Siin ütleb apostel Paulus, et surm lahutab abielupaari. See tähendab, et side, mis sul selle inimesega oli, lõpeb Jumala ees. Aga enne kui jätkan, tahan ma siin kiiresti väikese kõrvalepõike teha, sest ma tean, et praegu tekib paljudel inimestel küsimusi. Ma tean, et selle video teema polegi arutada, millises olukorras inimene võib lahutada või abielluda, millistes olukordades ta võib uuesti abielluda. Aga ma pean midagi selgitama, et keegi seda salmi valesti ei mõistaks. Kui apostel Paulus ütleb, et naine on seotud oma mehega seni, kuni mees elab, siis ta ei püüa siin selgitada kõiki olukordi, mis abiellus võivad juhtuda. Ta kasutab abielu lihtsalt näitena, et õpetada, et surm lõpetab sideme. Ja piibel ise käsitleb seda teemat ka teistes kirjakohtades. Jeesus õpetas näiteks, et seksuaalse truudusetuse reetmise korral. Sellisel juhul võib inimene lahku minna. Ja Paulus ütles samuti, et inimene, kelle abikaasa ta maha jätab, ei ole enam selle abielu kohustusega seotud. Ja on veel mõned tõsisemad juhtumid, eks? Näiteks füüsilise vägivalla juhtumid ja olukorrad, kus inimese elu on ohus. Seega, sellisel juhul ei tohiks keegi arvata, et Jumal nõuab inimeselt kodus jätkamist, kui teda rünnatakse või kui ta on ohus. Tegelikult peaks ta sellisest meest teatama. Ta võib ja peab seda tegema. Või mees peaks teatama politseil oma naisest, saad aru. See on tõsine juhtum, kus inimese elu on ohus. Seega me ei saa võtta ainult neid 2 Pauluse tsiteeritud Roomakirja salmi ja kasutada neid selleks, et hukka mõista kõiki inimesi, kes on läbi elanud lahutuse või oma elu uuesti üles ehitanud. Iga olukorda tuleb hoolikalt analüüsida vennad, pühakirja valguses. Ja ma ei hakka sellesse teemasse täna sügavamalt laskuma, sest see ei ole selle video põhiteema. Mida me peame siin mõistma on see, et Paulus näitab, et surm lõpetab lõplikult selle abielu suhte. Seetõttu, kui inimene jääb leseks ja abiellub uuesti, ta ei reeda seda inimest. Ta ei ole truudusetu sellele inimesele, kes on lahkunud, eks. Aga siis tekib küsimus, mida paljud inimesed esitavad, eks. Pastor, kui abielu lõpeb surmaga, kas see tähendab, et ma ei tunne oma abikaasat taevas ära? Kas see tähendab siis, et see suhe, mida me koos elasime, olgu see hea või halb, lihtsalt kustutatakse meie mälust? Vennad, loomulikult mitte. Jumal ei ole unustuse Jumal. Jumal on ajaloo ja taastamise Jumal. Ning piibel toob meile selle kohta väga selged tõendid, et igavikus me tõesti tunneme üksteist ära. Aamen. Mõelge näiteks sellele, kui Jeesus läks koos Peetruse, Jaakobuse ja Johannesega üles muutmismäele. Siis ilmusid sinna kes? Mooses ja Eelia rääkisid temaga. Ja tasub meeles pidada, et Mooses oli surnud juba üle 1400 aasta ning Eelia oli taevasse võetud palju sajandid varem. Ja ikkagi tundsid jüngrid nad ära. See tähendab, et igaühe identiteet ei hävinud igavikus. Tegelikult olid nad kirgastatud. Aga nad jäid samadeks inimesteks ja nad tundsid üksteist ära. Teine näide, kui Taavet kaotas oma väikese poja, kelle ta sai Batsebaga ja poeg suri, siis Taavet paastus. Aga kui laps suri, mida ta tegi? Ta pesi end, kummardis Jumalat ja ütles unustamatu lause.
mina lähen tema juurde, aga tema ei tule minu juurde tagasi. Mida Taavet sellega mõtles, vennad? Ta tahtis näidata, et tal oli kindel veendumus, et ühel päeval kohtub ta oma pojaga igavikus uuesti ja ta teab täpselt, kes ta on. Vennad, see on imeline, see on täielikult seotud meie Jumala südamega. Nii et tea seda, taevas tunned sa oma isa ära, oma ema, oma lapsed ja sa tunned ära ka selle inimese, kellega sa siin maal abiellus olid. Mul on täielik veendumus vastavalt kõigele, mida ma piiblist olen lugenud, et sa mäletad neid võitlusi, mille te koos võitsite. Neid palveid, kui põlvili palvetasite seal toas. Neid rõõmuhetki, ehk siis sinu lugu ei kustutata ära. Aga siin, vennad, peitub saladus, millest enamik inimesi pole kunagi aru saanud. Sa tunned selle inimese ära, aga teie suhte olemus ei ole enam mehe ja naise suhe, sest see saab olema lõpmatult parem, ülevam. Aamen. Te olete nagu kaks venda usus. Teid on pestud ja lunastatud Jeesuse verega. Teil on nüüd kirgastatud ihu. Te elate täiuslikus osaduses. Ja veel üks detail. Taevas ei ole kohta armukadedusel ega kibestumisel, halvadel mälestustel, mitte millegil, mis tooks sulle kannatusi, sest Jumala armastus täidab meie südamed. Tema auhiilgus on kogu aeg meie peal ja meie sees. Mõtle siis, miks abielu siin maa peal üldse olemas on. Jumal lõi abielu peamiselt 3 põhjusel, vennad. Esimene on seltskond, eks ole? Üksinduse vastu. See inimene, kes enne tundis end nii üksikuna, Jumal kingib talle. Jumal võib panna tema teele kellegi enda poolt. Kui Jumal lõi Eeva Aadama jaoks, ta tegi seda pärast seda, kui ütles, ei ole hea, et inimene oleks üksi. See on siis esimene põhjus, eks ole, miks Jumal lõi abielu. Teine põhjus on sigimine. See on selleks, et paar saaks inimkonda jätkata. Ja teine põhjus on see, et paar oleks moraalselt kaitstud. Vend, kas sa oled märganud, et kui inimene on abielus, siis tal on suurem kaitse, sest nad aitavad teineteist ja neil on kohustus teineteise ees. Ja kui nad võtavad seda tõsiselt, kui nad tõesti tahavad kuuletuda Jumala sõnale, siis suudavad nad paremini kiusatustele vastu seista. Muidugi võib ka vallaline Jumalaga käia. Aga abiellus aitab see väga palju, eks. Seega pead sa mõistma, et taevas ei ole enam üksindust, sest me oleme täielikult Jumala ligiolus. Seal ei sünni enam ka lapsi, sest päästetute arv on täielikult täis saanud. Ja samuti ei ole enam kiusatusi, ei ole enam pattu, sest meie ihu muudetakse kadumatuks ihuks. Võimendatud armastus, mida me siin maa peal tunneme, olgu see nii ilus kui tahes, on siiski piiratud armastus, eks? Sageli täis armukadedust, tihti omanditunde poolt juhitud. Kui paljud paarid on nii kokku kasvanud, sest nad ei usalda teineteist või lihtsalt sõltuvad lihtsalt teisest inimesest. Ma tahan, et sa teaksid, et selles loos, mida ma teile rääkisin, kus ühel naisel oli 2 meest, mõlemad surid. Kui nad on taevas, esimene mees ja teine mees, siis nad ei vaata teineteist rivaalina. Tegelikult kallistavad nad nagu vennad. Sest Jumal on neid juba muutnud. Ja naine ei pea ka valima ühe või teise vahel, sest kumbki neist ei kuulu talle ja tema ei kuulu kummalegi neist. Kõik kuuluvad Kristusele. Aamen. Ja ma ei tea, kas sa tead, aga abielu, mis on siin maa peal, on tegelikult millegi suurema vari. See on just kui siin abielu kujutaks endast nähtamatut abielu Jeesuse ja tema koguduse vahel. Ja apostel Paulus ütles Efesose kirjas, et mees peab armastama oma naist, nii nagu Kristus armastas kogudust. Seda ei ole enam vaja, sest nüüd on peigmees, kes on Jeesus, ta on seal meie ees ja tema kogudus saab olema tema igavene pruut. Aamen. Ja pange tähele, vennad, ühte detaili, mille Jeesus ütles, et me oleme nagu taeva inglid. Nii et olge väga tähelepanelikud, sest Jeesus ei öelnud, et me muutume ingliteks. Inimesed, vennad, ei muutu ingliteks, kui nad surevad. Inglid on Jumala loodud olendite klass, kelle loomus on meie omast erinev. Meist saavad ülistatud inimesed. Ja mida Jeesus siis mõtles, kui ta ütles, et me oleme nagu inglid? See tähendab, et inglid ei abiellu, nad ei paljune ja nad elavad kogu aeg 24 tundi ööpäevas ainult selleks, et kummardada ja teenida Jumalat täiuslikus harmoonias. Ja on veel üks detail, millest vähesed räägivad. Aga kui piibel räägib muutumisest, see näitab meile, et meie ülistatud ihu saab olema sarnane Jeesuse üles tõusnud ihule. Kas mäletad, kui Jeesus oli juba üles tõusnud ja ta ilmus jüngritele?
just nii, ta sõi koos nendega, ta vestles nendega, ta kõndis koos nendega. Jeesusel olid naelte jäljed, eks. Tema kehal ei olnud samu materiaalseid piiranguid, mis meil siin maa peal on. Näiteks Jeesus läbis seina, kui ta sisenes hoonesse, kus jüngrid olid, saad aru? Nii saab olema ka meie ülistatud ihu. Ma kujutan ette, et me saame ühest kohast teise teleporteeruda. Ma arvan, et taevas ei ole üldse see, mida me arvame. See ei saa olema midagi igavat. See ei saa olema midagi igavat ega väsitavat. Sa ei istu seal valges riietuses väikeste tiibadega ja mängi harfi terve päeva. See pole üldse nii. Sa hakkad töötama. Sa teed igapäevaselt asju, mis toovad sulle palju rahuldust. Sest see kannatus, mis meil tänapäeval tööga kaasneb, tuli pärast pattu langemist. Aga kui Aadam elas aias, Eedeni aias, siis oli see väga nauditav. Isegi sõna Eedeni aed tähendab naudingute aeda. Nii et see saab kindlasti olema midagi imelist. Ja seetõttu, kui sa oled lesk naine, kui Jumal on pannud kellegi sinu teele, kui sa oled leidnud hea inimese, Jumala inimese, siis armasta teda kogu oma südamest. Ela oma abielu ustavalt, eks. Suure rõõmuga, ilma igasuguse süütundeta. Kui sa oled kaotanud kellegi, siis sa võid austada lahkunu mälestust. Aga ela tänast päeva, nagu see oleks viimane päev. Nagu Jeesus tuleks täna tagasi. Amen. Anna endast parim. Ela koos Jumalaga, käi koos Issandaga, sest võib-olla polegi kõige tähtsam küsimus see, kellega ma taevas koos olen, vaid kõige pakilisem küsimus on hoopis see, kas me üldse jõuame taevasse. Vennad, pääste ei tule meie teenete tõttu. See ei ole sellepärast, et me oleksime targad või meil oleks hea süda. See pole üldse nii. Me kõik oleme patused. Me kõik väärisime hukatust. Me olime teel põrgusse, aga Jeesus astus meie asemele. Ta kandis karistuse, mida meie oleksime pidanud kandma ja täna pakub ta meile andestust, armu ja halastust. Ära mõtle selle peale, kas su sugulane, su eksmees, su eksnaine, kas nemad läksid taevasse või mitte. Kuidas seal olema saab, ära klammerdu asjade külge, mida isegi Jumal pole täielikult ilmutanud. Amen. Aga hoolitse oma vaimuliku elu eest täna. Kui sa täna sureksid, vasta mulle või vasta ise endale. Kas sul on absoluutne kindlus, kus su hing veedab igavikku? Sest kui su süda täna löömise lõpetab, kas sa avad oma silmad Jumala auilguse ees või ärkad sa kohas, kus sa ei tahaks olla, pimeduses, igaveses Jumalast lahutatuses? Vennad, ärge jätke selle pääste küsimuse lahendamist homseks, sest keegi ei tea, mis homme juhtub. Aeg kahetseda on täna. Anna oma süda Jeesusele ja ütle talle, Jeesus, ma võtan sind vastu kui oma Issanda ja päästja. Ma kahetsen kõiki oma patte. Kirjuta mu nimi eluraamatusse. Aamen, vennad. Et Jumal võiks teha sinu südames ilusa teo. Loodan, et ma suutsin selle kahtluse lahendada, mis sul oli, ja jälgi mind siin kanalil. Ma jätan siia ekraanile veel ühe väga huvitava video. Ma usun, et see räägib sinu südamele, eks. Jumal ennistagu. Suur kallistus.